mul oli täna vaba päev ja mõtlesime Meenuga, et läheks spaasse. Mõtlesime siis, et lähme ringspaasse. Ma pole seal varem käinud. Tegin endale haircare'i juba ära, panin siia Olapleksi ja peanahale panin veits Nioxini seda peanaha density seerumit. Siis ma võtsin kaasa K18-i ja siis L'Oreali Absolute Repair sarja, et ma saan seal pea ära pesta. Ma olen ammu tahtnud juba spaasse minna, aga mul ei ole nagu aega olnud väga. Nii et siis täna on siuke keset töönädalat üks vabam päev. Ostsin endale House'ist uued dressid, siuksed ilma kaputsita, laiad püksid. Nagu meie go-to need Carpool karaoke laulud Heidiga on Ott Leplandi laulud, sellest ei ole norm. Nüüd me proovime Meenule esimest korda või? Proovime K18-i otstesse, vaatame. Tal on väga paksud juuksed. Mis see teeb mulle siis üldse? Parandama midagi. Vaatame, äkki teeb rasvaseks, ma ei tea. Käisin spaas ära. Me olime nii kaua seal. Tavaliselt ma ei... See on mingi juust. Tavaliselt ma ei viitsi väga kaua olla, aga täna me olime 2,5 tundi isegi. Tegime full haircare'id asjad. Ja räägilt jutustasime, et nagu hästi mõnus oli. Tegelikult palju saunasid. Aga nüüd ma lähen siia Tartu maanteeve. Üks siuke koht nagu Alibaba. Mul on kõht räigelt tühi, ma ei viitsi ise teha. Seal on mega haigelt odavad hinnad. Nii et ma lähen söön veits, väändan veits vesipiipu ja siis lähen Cozy'sse koju. Mul sõbranna Dagni uus lemmik šampoon on see 9 Yards'i oma, aga kahjuks seda saab ainult salongidest, aga see on täiega hea volüümi šampoon. Ja siis ma võtsin talle veel üks Defy Damage'i selle balsami ja nüüd ma viin talle selle pakikese. Ma käisin shoppamas, kuna me tegime korteris veits, mitte otseselt remonti ja siis ma ostsin siia uued asjad. Ma ei tea, kas need sobivad, aga ma loodan, et need sobivad. Ühesõnaga, esimeseks on siuke peegel. Kõige haigem on see, et H&M-ist ma sain selle ühe peegli. Sama hinnaga, mis ma sain Juskist nagu vaasi. Oi, lühikesed. Mõne pikemad. Siis ostsin siukse küünlajala, sellised küünlad. Juskis on rämedad soodukad, see oli vist mingi 5 eurot või? Lushist, kui ma ükskord käisin, sain kingituseks siukse vaha, mida võib panna vanni ja mida võib panna siis selle sisse. Ja siis ma ostsin lihtsalt küünlad sinna ja patareid kaalu siis ja õhuniisuti sisse. Mitmeastmeline, minust väga tuus. Ma ei tea, I'm not sure about that. Paljuks läks veits. See peegel meeldib mulle räigelt. Ma näen nii rätšed välja, ma isegi ei viitsi. Mul oli eile siis siuke saaga. Mul läks pesumasin katki. Ma pesen pesu põhimõtteliselt iga päev ja mul peab olema pesu nagu puhas. Ja mul oli pesumasin katki 2 päeva siis. Ma olingi kutil, et davai, et kutsu keegi. Ja see peseb! See peseb! Ma olen lihtsalt nii õnnelik. Ja siis ma teen wrappi. Ma hakkasin Green Mile'i vaatama. Ma olen seda kunagi näinud. Ma ei mäleta. Ta mingi vist nutufilm on, aga see on mingi 3 tundi. Vaatame siis, kas ma pärast nutan või mitte. Ma nutan. Ärge vaadake seda filmi palun. Mitte keegi ärge vaadake. See ei ole isegi läbi veel nagu. Tere rahvas! Jou rahvas! Ma lõpetasin just pika tööpäeva ja ma sätsin ennast töö juures valmis. Ma lähen siis fotografiiskasse, seal on uue mingi tooteesitlus. Päris huvitavaid uudiseid on selles vlogis siis tulemas, nii et lähme. Hakkame selle vlogiga pihta. Just olid koos kõik. Mis üritusele me täna tulnud oleme? Meie tulime täna Farmagani toote esitlusele. Nimelt Kaja Seppel toob
juba Eestisse uut brändi Itaaliast. Nii et me tutvume. Kas on hea? Kas sa oled proovinud? Jaa, mina oma töös kasutangi nüüd seda. Okei, ma tahan ka siis proovida. Jaa, kindlasti. Meie järgmine finalist töötab siinsamas juuksurina. Me oleme pannud tukakonsultatsiooni aja. Kelli, eks ju. Halb uudis on see, et sa ei pea täna kellelegi tukka lõikama. Hea uudis on see, et sa oled pääsenud Eesti Laulu finaali. Palju õnne! Aitäh! Jah, väga suur üllatus. Mul just jõudis klient ka siia, nii et... Ma pean tegelikult meiega, nii et... Muret, sa kiiret ei ole. Ma mõtlesin, ma hakkan konsultatsiooni tegema siin praegu. Issand, kui tore. Appi, kui haige. Tere, Andrei, palun vabandust, et me ärutame sind sellise infoga. Aga te tõesti olete koos Kelliga Eesti Laulu finaali. Oh my god, ma ei suuda. Vaatan, kell on 12. Ma magan. Piinlikus. Väga tore, väga äge. On olla au tagasi Eesti Laulul. Kuidas me sellega hakkame saame seda Edu mulle. Heidile, edu mulle. Mu käsi hakkas uuesti värisema. Ma täiesti kael punane. Ma olen täiesti, oh my god, see on lihtsalt nagu, kas te saate aru, et ma ei ole mitte kunagi laulnud mikrofoni. Ma laulan duši all või autos Heidiga kuradi Ott Leplandi süte peal sulanud jääd, vaata. Ma ei ole, oh my god, ma ei, nagu... Aga süte peal sulanud jää tuleb hästi välja selles mõttes. Ei teagi, okei, võib-olla. Aga me nüüd harjutame, minust saab 3 kuuks nagu laulja. Ja mitte kunagi ma ei aita enam oma sõpra hädast välja. Mis sa ütled vlogile? Hello vlog. Läheb Eesti lauluks või? Käed värisevad? Ei. Sul? Näita. Natukene. Aga sul 0 no, sul ju. Ma arvan, et te näete mu näost ära. Kui õnnelik, aga samas ka confused, aga samas ka äge. Jap, mu ime jälle töötab kuskil. Ühesõnaga, me saime Eesti Laulule. Ma käisin täna esimeses laulutunnis. Ma nagu ei oska mitte midagi öelda lihtsalt. See on crazy. Ja see üllatus, kuidas nad mind üllatasid seal, see oli nagu... Ma ei ole vist kunagi nii üllatunud olnud. Aga nüüd hakkab räigelt kõva töö pihta. Ma arvan, et mu naabrid ei saa kuradi järgmised 3 kuud magada. Ma pean laulma hakkama. Ma ei oska mitte midagi öelda. 100 asja ma räägin. Mul on juuksuritöö, mul on brausipael, mul on nüüd Eesti Laulu pinge. Miks te näete välja nagu maffiaboss? Name is Andrei. Hästi telos, ma kuulan, mis nad räägivad tarka juttu sulle. Sina pead kuulama, ma olen seda juba 4 korda kuulnud. Oi, nüüd sai see Eesti Laulu pressikas läbi. Ma rääkisin nii palju, et mul on hääl tähesti ära. Mitu intekat me kokku tegime? 10. Peaaegu 10 äkki. Rets. Kas on raske elu, on? Räigelt raske elu. Õnneks sellised üritused nagu tekitavad veits seda tunnet, et saab hakkama. Sa järjest harjud selle tähelepanuga sellega, et inimestel esined, küsitakse küsimusi, vaata. Aga noh, täiesti teine asi on see ikkagi, kui sa lähed lava peale kuradi laulma terve Eestile. Ja ega Andrei nagu ei mõtle seda värki niisama naljad siin ette võtta. See vend siin tahab ikkagi võitma minna, on ja. Nüüd me lähme siis koju vahetame kähkuriided ja me lähme Gita sünnipäevale. Gita sai 30. Ui, plõ. 30! Ole vahid, sa ise oled ka kohe 30. Tere tulemast mu vlogi. Ma ütlesin seda. Me hakkame nuusutama erinevaid Teed meile teraapiat. ja lõhnateraapia. Meil oli siin suke ülesanne, et me pidime valima parfüümi. Selle lõhna järgi mõtlema siis Gitaga seotud nime ja slogani. Ja siis see on suke. Me tuleme suke.
Ja meeste versioon. Jah, meeste versioon näita. Lehvita. Oleme korrukas! Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Tõestab mulle, et ta ei ole purjus. Sa pead suuremad sammud juba... Oi. Ta raskelt nagu... Ta paneb... Mängib. Väga hävat, ma ei pea tegema. Käisime just Lasnas Kreeka taverna nagu seest on suht rätšet. Räigelt hea toit oli. Ja nüüd me kõnnime Tondirabasse. Vaatame veits boksi. Boks on nüüd läbi, me tulime nahvasüsnipäevale. Ma olen täielik nende küpsiste sõltlane, nagu tegelikult ka see ei ole okei. Kell on 22.56 ja mul tuli magusaisu peale. Mul on täpselt nii palju energiat. Räigelt pikk nädal on olnud. See ei pruugi olla üldse nii sisukas vlog, kui ma lootsin, et see on. Ühesõnaga, päris tegus nädal oli. Saime Eesti Laulule. Täiesti haige, ma ei suuda lihtsalt. Mul just käisid sõbrannad ka külas. Girls Night polnud ammu catch up'ind. Rääkisin neile ka, vaata. Ja nad ütlesid, et nad kardavad minu eest. Nad on nagu mingi, mul juba praegu süda puperdab. Ma olen mingi sama. Väga äge. Kindlasti väga seikluste rohke. Et see on nagu tore, et kõik elavad mulle kaasa. Inimesed, kes ei ole mulle ammu kirjutasid, olid mingi, sa oskad laulda või? Ma olin mingi, jaa, vist sama, ma ei tea. Ma ei hooma seda siiamaani ära nagu. Sest ma räägin, mul on praegu lisaks nagu eraelule, tahaks väljas käia, tahaks sõpradega käia. Ma sain ju selle Treedaus Ilupeegli nominatsiooni, aga ühesõnaga ongi, et nüüd on see Eesti Laul, siis mul on juuksuritöös, meil on Brausi. Brausiga tuleb ka väga palju põnevaid asju teile jõuludeks. No see tavaliselt tuleb niikuinii müüki, aga siis kindlasti stay tuned, sest et tuleb midagi põnevat. No siis ma pean ju YouTube'i tegema, et ikkagi teile mingit contenti siia teha. Aga kes teeb, see jõuab. Ma proovin käia 2 korda nädalas siis laulutundides. Käin sellise õpetaja juures nagu Anu Aimla. Hästi tore. Vähemalt hea uudis on see, et ütles, et saab, küll saab. Kõike saab. See laul vist peaks ka tulema 6. detsember välja. Et siis kõik vaadake kindlasti. Ma loodan, et sulle meeldis mu see pisike vlog. Teid on nii palju ka siia kogunenud juba. Nii nunnu, et te mulle kirjutate ja mul on nagu alati süda nii soe, et mega rõõmsaks teeb. Et ma ei oleks kunagi arvanud, et mul väike süke family tuleb sellest kõigest siin. Kui tahate juuksurisse, siis broneerige aeg ja ilusalong.ee on ja. Võite alati küsida, kui mingid juukseteemasid on. Mul praegu on ka siin talve challenge hakkas vist või. Siis ei saa päikest vaata. Ülihea aeg, kuna juuste eest hoolitseda. Aga et kes tahab liituda, siis teeme mingi challenge'i. Ma loodan, et sulle meeldis see video. Sa võid panna subscription lõppu. Nii tore, kes siia lõppu jõudis ja kuulas mu selle hala ära. Nii et jah, olge tublid. Tšau!